Tere tulemast Tervishoiumuuseumi näituse Mina superorganism veebituurile. Sellel näitusel siin me tutvustame mikroorganisme, kellega inimene igapäevaselt koos elab ja räägime sellest, kuidas meie keha, eri piirkondade mikroobikooslused meie keha toimimist ja tervist mõjutavad. Kuna 99% nendest mikroorganismidest, kellega me igapäevaselt koos elame, on bakterid, siis oleme ka sellel näitusel põhitähelepanu pööranud just bakteritele. Näitus sündis koostöös Toidufermentatsiooni ja Tehnoloogia Arenduskeskuse ja Biokompetentsikeskuse mikrobioloogidega. Ja meie veebituur koosneb 3 osast. Tänases esimeses osas heidame siis pilku just bakterite sisemaailma. Ja kõigepealt ma näitaksin teile ühte skeemi. See on evolutsioonipuu, kus on olemas 3 domeeni ja selle evolutsioonipuu tegemise või koostamise aluseks on võetud siis kõikide elusorganismide rakuline ehitus. Nii et on lähtutud rakulise ehituse eripärast. Ja siia paremale poole jäävad siis hulkraksed organismid, ka mõned mikroorganismid, aga siin on siis näha seene, taime ja looma, sealhulgas ka inimese rakud. Need rakud on iseloomulikud selle poolest, et nende sees on rakutuum, mis on membraaniga ümbritsetud ja organellid. Neid nimetatakse päris tuumseteks organismideks. Ja siin vasakul pool vastukaaluks on siis hästi lihtsa ehitusega bakterirakud. Nendel puudub sees rakutuum, on ainult tuumapiirkond ja organelle on neil ka väga vähe. Seega siis bakterirakud on hästi lihtsa ehitusega. Ja 3. domeen siin või 3. aru siis siin keskel kuulub arhebakteritele, mida kaua peeti ka bakterite hulka kuuluvaks, aga tegelikult arhebakterid või arhed või ürgbakterid on piisavalt unikaalsed oma ehituse ja biokeemilise koostise poolest, et neile võib siis sellise oma haru kohe siia teha. Vaatamata sellele, et bakterid on ülimalt lihtsa ehitusega organismid, on nad maailmas ühed suurimad muutujad, kohanejad ja ellujääjad. Ja teadusajakirjanikud armastavad kasutada ühte toredat väljendit bakterite kohta. Me elame bakterite planeedil. Ja nüüd vaatamegi, miks me elame bakterite planeedil. Tõestame seda järgmiste skeemidega. Siin on näha üks maakera eluslooduse kujunemise ajajoon. Ja peab ütlema, et bakterid on kõige vanemad elusorganismid siin maa peal. Bakterirakud tekkisid mitu miljardit aastat varem maakerale kui näiteks taime- ja loomarakud. Kui maakera vanuseks loetakse 4,6 miljardit aastat, siis juba 3 miljardit aastat tagasi tekkisid esimesed bakterid ja valitsesid siis ainuvalitsejatena siin maakeral üle 2 miljardi aasta, enne kui nad siis otsustasid ühineda ja hulkrakseid organisme moodustama hakata. No, vastukaaluks ma tooksin siis inimese eellased, kelle ajalugu ulatub kõigest 7 miljoni aasta taha. Teine põhjus, miks me võime öelda, et me elame bakterite planeedil, on see, et bakterid on meie ümber tõesti kõikjal. Neid on meid ümbritsevas keskkonnas, neid on mullas, neid on vees, neid on kõikides elusolendites, neid on toidus, mida me sööme ja nii edasi ja nii edasi. Ja väga kaua teadlased ainult oletasid, kui palju on siis, kui suur on see bakterite kogumass siin maakeral. Aga 2 aastat tagasi tegid Iisraelis Weizmanni instituudi teadlased toredad arvutused. Nad mõõtsid üle maakera eluslooduse biomassi ja tulemused on väga huvitavad. Maakera ainuvalitsejad siis biomassi poolest on taimed 450 gigatonniga. Teisel kohal on bakterid 70 gigatonniga, siis tuleb tükk tühja maad, järgnevad seened 12 gigatonniga, arhebakterid 7, algloomad 4, loomad 2
ja inimesed kõigest 0,1 gigatonni. Et no, need arvud räägivad juba iseenda eest. Vaatamata sellele, et baktereid on nii palju ja kui me vaatame bakterite taksonoomiat, siis tõesti neid nimetusi, neid liike, perekondi on väga palju. Armastavad teadlased siiski väidavad teadlased, et väga palju avastamist seisab veel ees. Ja kui me võrdlemegi nüüd siis näiteks bakterite ja ütleme putukate liike, siis bakteriliike on teada kusagil 5000 ja putukate liike ligi 1 miljon. Nii et tõesti teadlastel on veel väga palju avastada siin. Mees, kes esimest korda baktereid nägi, on Hollandi ärimees, mikroskoopide leiutaja ja valmistaja Anthony van Leeuwenhoek. Ja see toimus siis päris ammu aastal 1674, kui ta oma valmistatud väikese mikroskoobi nõela otsas uuris oma hambakattu ja nägi seal väikeseid liikuvaid olendeid. Ta joonistas need olendid ülesse, siin on koopia tema joonistusest ja saatis kirja koos pildiga Londoni kuninglikule seltsile ja esmakordselt siis sai sellise tõenduspõhise tunnistuse see oletus, mida teadlased on juba ammu isekeskis nii oletanud, et paralleelselt nähtava maailmaga meie ümber eksisteerib veel teine nähtamatu maailm. Mikrobioloogia kui teadusharu uurib siis mikroorganisme ja aluse panid mikrobioloogiale siis sellised teadlased nagu Pasteur, Robert Koch. Robert Koch oli näiteks see teadlane, kes töötas välja need parameetrid, mille järgi saab kindlaks teha või vastavusse viia haigus ja haigustekitaja. Ja ta ise sai 1905. aastal Nobeli preemia selle eest, et ta tõestas, et sel ajal hästi levinud haigust, kopsuhaigust tuberkuloosi tekitab mükobakteerium tuberkuloosis. Edasi järgnesid mikrobioloogias veel riburada hästi olulised avastused nagu viiruste avastamine, elektronmikroskoobi leiutamine, millega viiruseid näha saab, siis paljude laboritarvete väljatöötamine, esimese antibiootikumi avastamine ja vaktsiinide väljatöötamine ja 1900. aastate sellised keskmised kümnendid olid just see periood, kus siis töötati välja hästi palju vaktsiine erinevate haiguste vastu, sest et selleks ajaks olid juba osati seostada väga suurel hulgal haigust tekitavaid baktereid kindlate haigustega. Ja kahjuks tänu sellele jäigi ligiks terveks sajandiks baktereid saatma selliste halbade tegelaste või haigustekitajate maine, mis nüüd viimasel ajal on muutuma hakanud. Praegu jätame selle ajajoone siin pooleli ja läheme tagasi bakterite juurde. Baktereid liigitatakse väga erinevate näitajate, väga erinevate parameetrite järgi. Meie oleme siin võtnud sellise kõige lihtsama liigituse ja kuju järgi liigitame bakterikokkideks, batsillideks ehk siis sellisteks piklikeks, viineri moodi bakteriteks ja komajateks bakteriteks. Baktereid liigitatakse veel nende membraani ehituse järgi, ainevahetuse järgi, DNA järgi ja veel päris mitmete näitajate järgi. Nüüd tuleme korraks veel tagasi bakteriraku ehituse juurde. Nagu ma ütlesin, on bakterid hästi lihtsa ehitusega. Siin on näha üks läbilõige bakterirakust. Bakterirakk on kaetud pealt limakihiga, seal all on rakukest, rakumembraan ja raku sees on siis vabas olekus, mitte tuumaks, raku pärilikus aine DNA. Ja väikesed rakuorganellid, ribosoomid on ka bakterirakus olemas, nemad siis sünteesivad valke. Ja
juhin tähelepanu veel väikestele rõngakujulistele DNA osakestele, need on plasmiidid. Ja rääkides plasmiididest, plasmiidid on umbes 10 kuni 100 000 korda väiksemad kui see suur DNA. Ja rääkides plasmiididest peab mainima või võtma kõne alla ühe sellise natukene keerulisema nimetuse nagu horisontaalne geeniülekanne. Kui bakterirakk pooldub, tavaliselt bakterid paljunevad pooldudes, siis emarakk annab tütarrakkudele edasi geenikoopiat ja seda nimetatakse vertikaalseks geeniülekandeks. Meie räägime nüüd horisontaalsest geeniülekandest ja see tähendab seda, et kui selline bakterirakk hukkub, siis meie keskkonda sattuvad plasmiidid on võimelised tungima teiste bakterirakkude sisse ja liituma nende genoomiga, mis tekitab selliseid geneetilisi mutatsioone ja tavaliselt sellised bakterid kaua elus ei püsi, kuid on olukordi, kus selline geeni muundumine teeb just nimelt bakterid elujõuliseks ja aitab sellistes vaenulikes keskkonnatingimustes ellu jääda. Paraku on nii, et just sellised haigustekitajad bakterid on hästi head sellised bakterid, mis jäävad muundatud geenidega ellu ja see seletab ka seda, miks paljud patogeenid muutuvad antibiootikumide toimel mürgiseks muutunud keskkonnas ikkagi elujõuliseks, nad muutuvad resistentseks antibiootikumide vastu. Meil jääb üle veel vaadata bakterirakku viburit, mis on siin hästi näha. Bakterid, millel on vibur või isegi mõnel bakteril on neid rohkem, on võimelised ise liikuma. Ilma viburiteta bakterid ei ole liikumisvõimelised. Nad lasevad kanda siis ennast edasi kas limal või vedelikel. Aga siin on üks hästi tore kompuutertomograafpilt, kus on näha siis üks väike valguline rootor, mis selle viburi tööle paneb. Ja siis sellised viburitega bakterid on hästi kiired liikujad. Bakteritele meeldib elada samasuguses keskkonnas nagu inimestel. Neile meeldib soe keskkond kusagil 37 kraadi temperatuuri. Neile meeldib niiskus, kuivas keskkonnas bakterid elus ei püsi. Ja loomulikult peab olema toitu. Hapnikuga on nii, et osad keskkonnabakterid vajavad hapnikku oma ainevahetuseks, aga suurele osale bakteritele ja eriti just inimese seedetrakti bakteritele on hapnik mürgine. See on ka põhjus, miks seedetrakti baktereid ei saa laborites petritassidel kasvatada ja neid siis niimoodi uurida. Nagu me korraks juba mainisime, bakterid paljunevad pooldudes ja keskmiselt siis 24 või keskmiseks korra siis 24 tunni jooksul ehk ööpäevas korra, oleneb ka muidugi elutingimustes, ideaalsetes tingimustes toimub see nii korrapäraselt ja kiiremini, halbades tingimustes paljunemine aeglustub. Kõige kiirem paljuneja on kolikepike ehk bakter nimega Escherichia coli ja tema pooldub iga 20 minuti tagant, mis tähendab seda, et ligi 10 minutit ainult jääb tal aega siis siin ilmas elus püsida või elu nautida. Ülejäänud 20 minutit valmistub ta ette oma DNA'd või geneetilist materjali pooldumiseks ja reaalselt siis ka pooldumisele endale. Aga kui kolikepike elaks ideaalsetes tingimustes, siis suudaks ta nädala ajaga luua nii suure koloonia, mis kaalub üle maakera massi. Nagu kõikidele elusolenditele meeldib bakteritele ka suhelda ja see on neile eluliselt lausa vajalik. Bakterid suhtlevad keemiliste ainete abil, mida nad ise eritavad, need saadavad signaale oma liigikaaslastele ja ka teiste liikide bakteritele. Nad reguleerivad nii oma koloonia suurust, oma koloonia liikumise suunda ja bakterid on võimelised siis ka enda ümber tajuma teisi baktereid, nimetatakse seda hulgatunnetuseks.
Nüüd vaatame, kuidas päris bakterid välja näevad. Meil on siin väljas mõned petritassid ja siin 2 petritassil on siis näha bakterite kolooniad ja 4 petritassil on hallitusseente kolooniad. Värvilised on need põhjad, bakterid ise on täiesti värvitud. Bakterid kasvatatakse siis laborites uurimise jaoks petritassidel. Nad kasvavad söötmetel, erinevatele bakteritele meeldivad erinevad söötmed. Ja selleks, et neid eristada, siis baktereid värvitakse, nii et siit mikroskoopide alt me võime ka näha värvimata, kuidas bakterid siis päriselt värvimata välja näevad ja millised näevad värvitud bakterid välja. Aga kõiki baktereid petritassidel kasvatada ei saa, osad bakterid hapnikku ei kannata, nagu näiteks inimese seedetrakti baktereid ja neid saab uurida ainult siis spetsiaalsete sekveneerimisaparaatidega, uurides siis nende DNA-d. Et tänu sellele siis on võimalik näiteks seedetrakti baktereid liigitada ja ka selgitada välja nende ülesanded inimese organismis. Kuidas bakterid endale nime saavad? Paljud mikroorganismid on oma nime saanud kas nende avastaja, elukoha või mingi olulise eritunnuse järgi. Näiteks tuntud piimhappebakter Lactobacillus acidophilus, happelembene, mida kasutatakse jogurtite valmistamiseks, sai nime selle järgi, et toodab piimhappet ning suudab edukalt kasvada happelises keskkonnas, kus teised bakterid enamasti hakkama ei saa. Bakteriperekond Salmonella, kuhu kuuluvad haigustekitajad, sai oma nime USA veterinaari Daniel Elmer Salmoni järgi, kes pälvis tuntust nakkushaiguste uurimisega loomadel. Sugukonda Enterobacteriaceae kuuluvad bakterid asustavad paljud organismide seedekulglat ning seetõttu on nende nimi tõlgituna seedetrakti bakterid. Kaasajal saavad uued avastatud bakterid oma nime pigem oma kõige lähemate sugulaste järgi. See sugulus tehakse kindlaks DNA järjestuste alusel. Me jõuame aastasse 1977, mis on hästi oluline daatum mikrobioloogia ajaloos. Sel aastal leiutati meetod rakkude DNA lugemiseks. Seda nimetatakse DNA sekveneerimiseks ehk järjendamiseks. Kulus veel 6 aastat aega, kui leiutati meetod DNA lõikude kopeerimiseks, mis tähendab seda, et õnnestus teadlastel säästlikumalt ringi käia uuritava materjaliga. Kasutusele võeti esimesed sekveneerimisaparaadid, mis olid väga-väga kallid ja loomulikult esialgu jõudsid need geeniteadlaste käsutusse, käivitati inimese genoomi projekt, hakati uurima inimeste genoome. Ja nüüdseks on jõudnud need aparaadid ka mikrobioloogide laboritesse ja on võimalik uurida ka bakterite genoomi, mille järgi on siis väga hea baktereid liigitada, bakterite taksonoomiat täiendada ja saada ka hästi olulist infot nende ülesannete kohta, mida bakterid kas keskkonnas või siis inimese kehas täidavad. Aitäh teile kuulamast! Palun vaadake ka meie veebituuri 2. ja 3. osa. Teises osas räägib mikrobioloog Kaarel Adamberg seedetrakti bakteritest, kiudainetest ja probiootikumidest ja 3. osas räägib Taavi Kuri, Tervishoiumuuseumi näituste projektijuht, bakteritest, mis elavad inimese suus, inimese naha peal, räägib antibiootikumidest, resistentsetest bakteritest ja sellest, kuidas me oleme õppinud baktereid ära kasutama. Aitäh!